Algselt paar päeva kestma pidanud kutsikate tervisekontroll Tallinna loomade hoiupaigas on veninud juba üle pooleteise kuu pikkuseks. Selle aja jooksul suri aga 8 kutsikat. Enne uurimise algust oli hinge heitnud 6 looma. Kogu selle asja käigus on praegu surnud rohkem kutsikaid, kui neid suri loomapiinaja juures. Lisaks sellele kogu asjaajamine, pidev käskiv kõneviis, käsutatakse mind sinna-tänna. Kes see käsutab? Käsutab politsei ning prokuratuur. Olen nende jaoks nagu mingisugune jooksupoiss, transporttööline. Öeldakse, et see kell seal pean ma kohal olema. Kui ilmneb, et kutsikaid siiski üle ei anta, ei vaevuta mulle sellest isegi mitte teada andma. Uurimist juhtiv prokurör Rainer Amur telekaamerate ette selgitusi andma ei tulnud. Kirjalikele küsimustele vastas Põhja ringkonna prokuratuuri pressiesindaja Arno Põder. Praegu on elus 7 koera ja nad jäävad esialgu hoiule loomade hoiupaika, sest ametlikult kuuluvad nad endiselt kahtlustatavale, kelle käest nad septembrikuus ära võeti. Loomade edasine saatus selgub kriminaalasja lahendamisel. Politsei ja prokuratuur teevad omalt poolt kõik, et leida lahendus võimalikult kiiresti. Kuni tänaseni oli politseil ja prokuratuuril plaanis anda koerad hoiule Eesti Loomakaitse Seltsile, kes nende eest algselt hoolitses. Samas pärast vestlust Loomakaitse Seltsi esindaja Kadri Võreliga asus prokurör seisukohale, et Loomakaitse Selts ei suuda loomade korralikku hoidmist tagada ja otsustas nad jätta loomade hoiupaika, kuhu nad olid viidud uurimise jaoks vajalike terviseandmete kogumiseks. Prokuratuuriga olen suhelnud nüüdseks 1,5 kuud. Selle aja jooksul ei ole nad suutnud endale selgeks teha, millise organisatsiooniga nad suhtlevad. Mina Eesti Loomakaitse Seltsiga täna seotud ei ole. Olen juba 2 aastat Eestimaa Loomakaitse Liidus ja nende koerte puhul esindan Eestimaa Loomakaitse Liitu. Õhtul märkas ka Arno Põder ise, et oli organisatsiooni nimega ämbrisse astunud. Reporteri postkasti saabus järgmine kiri. Parandasin ära loomakaitsjate ühenduse nime. Selgus, et neid on Eestis mitu tükki. Vabandan. Võrel tunnistas nimelt prokurörile, et ta ei suuda tagada kõigi koerte alles jäämist. Muuhulgas rääkis ta, et koerad võivad jalutamas käies rihma otsast lahti tõmmata ja lihtsalt minema joosta. Ära jooksmist me saame takistada 2 moel, kas pidades neid puuris või siis, nii nagu hoiupaik teeb suurema osaga nendest kütsikatest, hoiab neid juba sügavkülmikus. Meie jaoks need variandid ei olnud vastuvõetavad. Me oleks tahtnud nad anda kodudesse, seal oleks tekkinud mingisugune minimaalne risk, et nad võivad kaduma minna. See oli see, mille pärast neid meile ei antud. Mis puudutab etteheiteid loomade hoiupaigale, siis neid käis hiljuti kontrollimas Veterinaar- ja Toiduamet ning kontroll kinnitas, et hoiupaiga tingimused on koerte raviks ja hoidmiseks igati sobilikud. Politseil ja prokuratuuril pole mingit alust nende hinnangus kahelda. Osa koerte surmapõhjuseid puudutav info kuulub käimasoleva kriminaalmenetluse materjalide hulka ja seda me praegu avaldada ei saa. Rahvas tundis kutsikatele kaasa ja annetas nende raviks 2632 eurot. Kuna aga prokuratuur loomi ravida ei lubanud, tahavad Loomakaitse Liidu inimesed need summad tagastada. Inimestel, kes annetasid konkreetselt vaid Harjumaalt Pohla külast päästetud kutsikate raviks ega soovi teisi loomi aidata, palutakse sellest teada anda Loomakaitse Liidu infomeilile info@loomakaitse.eu.